14 aastat Tallinna linnavalitsuses abilinnapea ja linnapea ametikohal olnud Taavi Aas ei teadnud veel mõni nädal tagasi, kas jääb juhtima Tallinna linna või siirdub Riigikokku. Otsus, mis nüüd on tehtud, ei sündinud üleöö. Kui vaadata valimisjärgset olukorda, siis ei ole see mitte lihtne. Võiks isegi öelda, et suhteliselt keeruline olukord ja loomulikult kolleegidega erakonnast arutades jõudsin järeldusele, et selline käik oleks kõige mõistlikum. Ma arvan, et on oluline vaadata edasi, vaadata tulevikku, vaadata, millised on Keskerakonna võimalused 2,5 aasta pärast kohalikel valimistel ja ma arvan, et tuleb teha kõik selleks, et need valimised läheksid Keskerakonnale võimalikult edukalt. Uudise järel Taavi Aasa siirdumisest Riigikokku hakkasid levima spekulatsioonid pakutavast rahandusministri portfellist. Ma ei tea, et oleks jagatud ministri portfellid erakondade vahel, et praegu võib teha igasuguseid spekulatsioone. Ootame kõigepealt ära, et millised kohad üks või teine erakond endale saab ja siis saab sealt edasi juba teha otsuseid, kas olla minister, mitte olla minister ja loomulikult iga ministriku olek ei ole nii, et mul on selline hea mõte, et ma nüüd lähen ministriks, et see tahab ikkagi ka saada erakonna ja peaministri toetust. Mida te tahate ära teha Riigikogu liikmena? Ma olen majandusharidusega ja loomulikult mind kõige enam huvitavad majandusküsimused, rahandus, aga ühte asja luban kindlasti kõikidele tallinlastele, et nii palju, kui on vähegi minu võimuses teha ära selleks, et Tallinna väike ringtee saaks teoks, nii palju püüan ma ka seda seal Riigikogus ära teha. Kes saab teie asemel linnapeaks? Seda arutab erakonna juhatus, aga mina juhatuses toetan Mihhail Kõlvarti kandidatuuri. Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev, kesklinna vanem Vladimir Svet ja Mustamäe linnaosa vanem Lauri Laats Riigikokku ei siirdu. Nemad jätkavad tööd praegustel ametikohtadel.